No nii, hea publikum, head vaatajad seal ekraanide juures. Me oleme taas eetris ja endiselt Slaagri Kooda keskus. Ja 9. korda on toimumas rattalaat. Meil ei ole väga pikalt enam seda rattalaata jäänud. Tund ja 27 minutit on jäänud ja veel mõned külalised on ja esmakordselt siis täna naine, kes tegi läbi Hawaii Ironmani 12 aastat tagasi, tegi viimati eestlanna läbi Ironmani. No nii, tere tulemast, Maria. Tere. No nii, Maria, millest me alustame, kas algusest või lõpust? Kas me alustame Ironmani finišist ehk Hawaii'st või me alustame päris algusest? Alustame alguse poolt. Miks sport? Sest kõik mu peres teevad sporti, ema-isa tegid sporti, vend suusatas. Ma arvan, ma olin üsna noor, kui ma alustasin juba erinevate sportidega, et ma käisin võimlemas. Ma olen isegi rühmavõimlemise Eesti meister, siis ma olen tennist mänginud ja siis ma sattusin kergejõustikusse, kuna mu mõlemad vanemad tegid kergejõustikut. Ma arvan, et ma tegin kergejõustikut kuskil 12 aastat. Ma olin seal ka üsna tubli. Mu rekord on vist ühel aastal olin 5-kordne Eesti meister. Et kui ma midagi ette võtan spordis, siis ma olen hea selles. Ma ei hakka eitama. Aga seal ma olin sprinter. Nii et ma jooksin 100 meetrit tõkkeid, hüppasin kaugust, tegin mitmevõistlust. Aga siis, kui ma olin vist 11. klassis, siis mul tuli natukene vigastusi, tõmbasin vist tagareies kevadel suhteliselt ära. Ma tean, et Prantsusmaal toimusid olümpiapäevad, millest ma selle tõttu ilma jäin. Aga siis ma jätsin millegipärast päeva pealt kergejõustiku pooleli, sest see ei pakkunud mulle enam midagi, sest ma olin vigastatute grupis ja mulle niimoodi poolikult ei meeldi trenni teha. Ja siis ma võtsin aega, et kooli ilusti ära lõpetada, ülikooli minna. Ja ülikoolis ma alguses proovisin sisetrenne, kus keegi tantsib seal ees ja muusika käib, aga mulle kohe üldse ei meeldinud seal siseruumis olla. Ja siis ma jõudsin uuesti kergejõustikusse, hakkasin uuesti tõkkeid jooksma ülikoolis. Kuna see on nagu rattasõit, mis mul on selge väiksest peast. Ja siis, kui mul sai ülikool läbi ja ma Tallinnasse tagasi tulin, siis ma paar kuud töötamine 8-5 oli uus asi minu jaoks, nii et kui ma koju jõudsin, siis ma sõin, magasin ja läksin uuesti magama. Ja üks mu sõber kinkis mulle ööjooksu registreeringu. Ma mäletan oma esimest pikka jooksu, mis oli 14 kilomeetrit ja see oli maailma kõige pikem jooks lihtsalt. Ma arvasin, et ma suren ära. Ma siiamaani mäletan, et see oli jube raske. Ja siis, kui ma selle sain ära joostud, siis ma arvasin, et ma 6 kuu pärast võiks juba maratoni joosta, sest see poolmaraton ei olnudki nii raske. Ja siis talvel ma mõtlesin, et ma tahan ju maratoni kiiremini joosta, aga ma ei saa pikutama jääda, nii et siis ma otsustasin talvel, ma pean suusamaratoni tegema. Ja nii ma siis jõudsin maratoni jooksmiste juurde. Ehk siis sprindist maratonisse jõudsin niimoodi sujuvalt. Sa oled 3. inimene järjest, kes on maksimaliste. Ja sa enne just ütlesid, et loodad rohkem, et ei tule, ma tõssin käed üks veel. Raivo oli viimati, kes julges öelda vähemalt, et ta isegi on mõelnud, et ta teeb nädalas 1 trenni ja siis ma isegi üllatusin ja mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et see ei ole, see on mingi teist ala tegev inimene, aga tuleb välja, et ta oligi erand, et nüüd tulevad järjest ikkagi maksimalistid. Aga läbi aja oled sporti teinud, sport on tuttav. Ja nüüd oled triatloni juures. Miks siis triatlon? Siis mu isa ja vend tegid triatloni ja siis ma vaatasin, et see on jube pull. Otepääl tegid. Ja siis järgmine aasta ma läksin Orissaarde hästi sellist lühikest triatloni tegema ja siis tegin Otepääl 33,3 ja siis seal ma sõitsin veel maastikurattaga, kus olid need kitsad kummid alla pandud, amordid kinni keeratud. Nüüd ma olen ikka täitsa nagu algaja tasemelt alustanud, aga järgmine aasta ma juba arvasin, et võiks seda 111 teha. Ja siis ma tegin 2 korda 111 ja siis tuli 70,3, nii et nüüd ma olen 3 aastat seda teinud. Ja isa ja vend enam praegu ei tee triatloni, aga mina ei saa sealt ära enam. Ma vaatan juba särgi järgi, et sa oled ikka täitsa lõppu jõudnud, et mida nüüd veel teha. See ei ole lõpp. Ei ole lõpp, jah. Aga 2019 eesmärgid? Neid veel ei ole, sellepärast, et
Hawaii Ironman, kus ma käisin siis, oli 13. oktoober. Pärast seda ma esiteks 2 nädalat peaaegu ei teinud mitte midagi, alles sellest nädalast ma olen ennast liigutama hakanud. Sellest nädalast? Jaa, aga täna mul on 2 trenni tehtud. Nii et ma ei ole veel jõudnud mõelda. Mulle meeldib teha trenni siis, kui mul on kindel eesmärk, ma tean, mida ma tahan teha. Et selle vooluga, et kõik teised lähevad seda tegema, ma tahan ka teha. Ma ei ole selline. Et näiteks Hawaii's treenides mul ei olnud ühtegi trenni, kuhu ma pidin minema või et ma pidin millestki loobuma. Ma kõike tahtsin seda teha. Mul ei olnud kordagi raske, et mul ei jäänud ükski trenn ära, ei haiguse ega ilma tõttu. Ivo ütles, et tema pidudel ei käinud. Mina selles mõttes käisin, aga ma käisin kainelt. Mul oli üldse selline asi, et ma eelmise aasta detsembri lõpus ühe sõbraga otsustasin koos, et me nüüd ei tarbi üldse alkoholi, mitte et mul alkoholiga probleem oleks. Aga siis oli 5 korda, kus ma võisin Hawaii'ni alkoholi tarbida. See ei tähtinud, et ma võisin 1 klaasi veini juua, see oleks juba 1 korrana arvesse läinud. Ja ütleme nii, et ma Hawaii'ks ei saanud neid 5 korda täis. Nii et mul oli lihtsalt ülikooli ajast oli juba see, et kui sess oli, aga pidi järgmisel päeval õppima, siis mulle väga meeldib ka tantsida. Nii et siis ma käin õhtul väljas, tantsin ära, saan energiat juurde, aga hommikul saan värske peaga üles tõusta. Nii et mina ikkagi selliseid asju tegin ka. Aga kõige selle kohta ju peab olema väga täpne arve pidamine. Ma saan aru, kui sa ütlesid, et sa ei saanud 5 korda täis, sul on mingid tohutud tabelid siis igal pool, et sa pead sellest nagu kinni. Pigem ma mõtlen seda, et see on ju raske, kui sa pead kogu aeg mõtlema selle peale, et nüüd sa ei või seda teha, et teil on mingi kihlvedu. Aga ma võin trenni teha. Et sellest sa pole lahti saanud? Ei. See ei käi nii lihtsalt. Ei käi nii lihtsalt, aga on võimalik, et saad? No võib-olla, kui keegi mul jalaluu murrab. Siis mingi aja jätad vahele ja hakkad jälle? See on jah selline pisik tundub olevat. Tööl sa käid või? Ikka käin. Ma mõtlesin seda, kui sa nii palju sporti teed, et kas sa tööl ikka käid? No Ivo tõusis kell 6, ma tõusin viimased 15 kuud umbes 5:30 kogu aeg. Ja lähengi õhtul kell 10 magame siis. Ja hommikul teed trenni ära. No suvel sai hommikul pikemaid trenne teha, aga muidu siin pimedal ajal on ainult ujumine, mida saab hommikuti teha. Ja pärast tööd siis teed uue trenni, et kui olid valged kuud, siis vahel jõudsidki kell 10 koju, aga õnneks oli veel päike taevas. Ja selles mõttes, et töö kõik on, või seda on päris palju küsitud, et no, et kuidas sul tööandja lubab ja kõik, aga ma käisin samamoodi 8-5 või 9-6 tööl. Pigem ma isegi ütleks, et ma ei käi niivõrd kellaaja järgi tööl, sest mul on mingid asjad, mis peavad olema tehtud. Varem ma ei läinud ära, et pigem oli see, et võib-olla läks natukene kauem. Aga kuna see Hawaii oli mul nii suur prioriteet, siis mul olid läbi mõeldud, kuidas ja millal ma süüa saan ja mul oli see trenn tehtud ja ma teadsin, mis ma õhtul süüa saan, nii et õnneks mu pere oli nii tore ja sai mu sellest ohverdustest ja kõigest aru, et nad olid väga mõistvad. Aga räägi sellest Hawaii'st, kui sa seal ikkagi stardijoonel olid ja see pauk käis, et kuidas see kõik siis oli, et Tallinnas on see olnud, mina olen pealt näinud, aga Hawaii'l ei ole olnud ja ei ole pealt näinud, ei ole ka läbi teinud. No Hawaii oli üldse mu teine täispikk. Ma kvalifitseerusin Hawaii'le 2017 Itaalias. Aga siis, kui Hawaii'l pauk käis, siis oli kõik juba väga hea, sellepärast, et siis sul on enam närveerimist ei ole ja siis sa teed nagu pikka trenni. Aga enne seda oli keeruline. Eelmisel päeval ja hommikul oli keeruline. Hommikul, kui ma oma perega head aega jätsin, sest mul oli perekond Hawaii'l kaasas, siis mul ikka närvidest võttis silma märjaks. Et mul oli ikka pabistamine suur. Ma teadsin, et ma kindlasti teen ära, aga ikkagi see ärevus ja see tunne on väga suur. Aga kui ma nendest väravatest juba sisse läksin, siis läks tunne paremaks, sest need vabatahtlikud seal on väga toredad, sind suunatakse igale poole edasi, et kuhu sa paned oma ühe vahetusala koti ja siis hakati käte peale neid numbreid panema, siis sulle tehti midagi veel, siis sind kaaluti ja kõik kogu aeg soovivad sulle õnne ja räägivad, kui hea sa välja näed ja et seal ei olnud nagu muret enam. Aga kui ujumine lahti läks, õnneks ma olin nädal aega varem osalenud seal treeningujumisel ja ma teadsin, mis on umbes startida 650 inimesega korraga.
kui sul ei ole kalipsot seljas, sest kalipso ikkagi aitab sind nagu vee peal hoida, kui kõik proovivad sind allapoole suruda. Ujumine läks selles mõttes rahulikult, ma veits oleks lootnud kiiremini ujuda, aga ei tulnud. Siis mult on tegelikult päris palju küsitud, et kuidas mul see Ironman läks Hawaii'l, aga seda on väga raske sõnad nii lühikesse aega panna tegelikult, kui meil praegu on, seepärast et see oli väga tore, ma teeks seda kõike uuesti, jooks oli kohutavalt raske. Ausalt öeldes ma ütlesin 3 vabatahtlikule 3 korda vabatahtlikele, et ma tahan ära surra, sest see täpselt nii raske oligi, aga kui ma isegi läksin Hawaii'le eesmärkidega, et kui ma vaatasin eelmiste aastate aegasid, et kuhu ma seal tulla tahaks või mis aja ma tahaks teha, siis kui mul oli jooksus 10 kilomeetrit joostud, siis ma sain aru, et mul ei ole ühtegi muud eesmärki, kui jõuda lõppu ja mingi vist 10 kilomeetrit enne lõppu oli mul eesmärk, et ma ei tohi kõndima hakata, sest ma nägin, et inimesed olid kõndima hakanud ja kõikidest nendest ma ju läksin mööda. Et ma tean, et kui ma jooksma läksin, siis ma olin 28. oma vanusegrupis ja ma lõpetasin 11. kohaga. Nii et ma ikkagi jooksin mööda. Nii et jah, et kui inimesed on küsinud mult, et kuidas mul läinud on, siis ma olen soovitanud neil oma seda blogi lugeda, sest see oli mu jaoks väga raske. Et ma ei saa siin seda öelda, et muidugi see oligi väga tore ja ma läheks seda uuesti tegema, aga see nõudis väga suurt pingutust. Mis blogi aadress on? Kindlasti on Delfis neid, kes juba tahaks lugema hakata. www.peastmaria.blog. Ma tahtsin alguses panna maria.com, aga nende lehtede eest peab maksma ja maria.com on $127,000 aastas. Oli veits palju. Suured summad, aga kui sa ujusid seal stardis olles, et kui palju siis seda küünarnukki tuleb ja kui palju sealt vee alt on ikkagi nagu suhteliselt raske välja pääseda, ma mõtlen seda, kui peal ujutaks. Mina olen korra teinud triatloni läbi stardis ja saanud aru sellest, et kui esimene poi liiga lähedale panna, siis see on ikkagi väga ohtlik. Tegelikult oli väga okei, see oli isegi parem kui treeningujumisel oli, et ainult üks tüdruk oli, kes mind reaalselt õlast tõmbas. Ma mäletan, et olid kollased varrukad, aga rohkem nagu ma nägin teda hiljem eemal ja siis ma otsin tast veits eemale, et temaga mul oli küll füüsiline kontakt, aga teistega ei olnud, et eks sul on ikka, et lähed kogemata vastu, no kui te ei vaata mõlemad samale poolele, aga tegelikult oli okei ujuda, pluss see vesi on nii soolane, et ta hoiab sind tegelikult väga hästi vee peal, et ma käisin suvel tegemas poolpikka Soomes, kus oli ka vesi nii soe, et me pidime ujuma ilma kalipsota ja siis ma ujusin võistluskombega ainult. Ja seal mul oli küll selline uppumistunne, sest seal oli täpselt see poi nurk oli nii terav, et ujuti ülevalt pealt, alt külje pealt, et siis mul oli selline paanika hetk seal vahepeal, aga ma sain aru, et ma pean nagu nii välja ujuma, nii et siis ma kogusin ennast ja tulin ilusti lõpuni ja läksin ratta peale. Sa räägid, et seal oli selline uppumise oht või sa tundsid, et tahaks ära uppuda. Hawaii lõpus oli sul tunne, et tahaks ära surra jooksu ajal. Ööjooksul oli tunne, et tahaks ära surra. Et ma ei tea, miks sa teed seda? Miks sa teed seda? See pakub nii palju emotsioone, et kui sa... Kindlasti on need inimesed ka väga... Suremine pakub emotsioone? No ma ei surnud ära, ma olen siin. See tunne oli väga raske. Kindlasti on need inimesed ka väga tublid, kes käivad läbimas, aga minu jaoks ei ole läbimine variant. Et mulle meeldibki pingutada, kui ma käin võistlustel ja ma ei paneks nii palju tunde nädalas selle alla, kui ma tahaksin lihtsalt läbida. Võib-olla see mul väiksest peale, kuna ma olin seal kergejõustikus juba võitja, siis mul ei oska kaotada või ma ei taha kaotada. Mulle meeldib, kui ma seal ees olen. Aga siis pead äkki tippsporti üldse tegema? Ja ma olen liiga vana selle jaoks, Marko ütles. Ma olen umbes 11 aastat hiljaks jäänud triatloniga. Pluss ma oleks pidanud väiksena ujuma. Et see rong on läinud. Aga Marko ütles eelmine aasta ilusti selle kohta, et vähemalt ma olen triatloni nüüd enda jaoks leidnud. Et ma ei ole liiga vana, et mul veel on mõned 10 aastat teha. Marko on sinu treener? Jaa. No siis ma saan aru küll, et kust need entusiastid tulevad, kelle jaoks on ainult üks väga kindel maailm. Aga palju sa siis treenid? Nädalas või aastas? Nädalas. No selle aasta keskmine tuli 14 tundi. Ehk siis, aga... Selle nädala keskmine? Ei, mitte selle nädala. Üleüldse? Aasta keskmine tuleb 14 tundi.
Novembri algusest kuni Ironmanini, ehk siis, ma ei mäleta, see oli 11 kuud vist, oli 770 tundi. Septembris tegin oma rekordnädala, kui ma Hawaii'l olin, see oli 97 tundi. Päris suured numbrid. Ma tean, aga ma pidin hästi taastuma. Mulle meenuvad ühe tippsportlase sõnade, kes on öelnud, et treenida, seda oskab igaüks, aga puhkus, see on oskus. No Marko teab, millal mul puhata vaja on. Aga kas sellest piisab, kui Marko teab? No ma elan Tartus, nii et me igapäevaselt Markoga ei näe. Ma ei tea, palju tema kõik teised treenitavadki näevad, aga on selline vahva treeningkeskkond Training Peaks, kus Marko sisestab trennid ja siis ta näeb pärast, kuidas mul seal läks. Ja ma lihtsalt kirjutan sinna kommentaarid, oli lihtne, raske, halb trenn oli, vastik trenn oli, vihma sadas, tuju oli halb, kõht oli täis, tühi. Ehk siis ma arvan, et ta loeb sealt ka seda välja. Et ma tean inimesi, kes ütlevad, et ma olen liiga robot, et ma teen kõik trennid ära, mis ette antud on. Ja et ma peaks ikka rohkem oma keha kuulama, aga mul on ikkagi palju raskeid trenne, et iga kord, kui raske on, et siis mõtlen, et ma nüüd seda trenni ei tee või. Et ma arvan, et see latt läheb siis iga kord madalamaks ja võib-olla varsti mõtlen, et ma ei lähegi täna trenni. Et kõik muutub, see on kindel, et kõik muutub, aga sul on üks äge video, mis on sõprade poolt tehtud ja see jõudis eetrisse vahetult ennem sinu starti, ennem Hawaii Ironmani. Jaa, et nagu Marko enne ütles, et enne võistlust tuleb muust välja lülituda või mitte mõelda liiga palju võistlusele. Ja siis mu sõbrad olid üllatuseks teinud mulle ühe video, mis mulle väga palju rõõmu pakkus ja mida ma aeg-ajalt ausalt siiamaani vaatan ja mis mulle veits, no nagu kuulete juba hääle värisema paneb. Aga meil on suurepärane tausta inimene, kes on kõigega hästi hakkama saanud, nii et ma ei tea, ma võtan selle tooli siit eest ära, lähen ka sinna esimese selle juurde ja vaatame siis kõik koos seda videot, 6 minutit vist on pikke. Jaa. On jah. Ja peale seda siis tõmbame siit otsad kokku ja veel üks esineja. Nii et hakkame seda videot vaatame siis. Hawaii't. Should be here in Hawaii with Poncho Man here in Koonatown. Oh, Maria from Estonia. Tere Iron Woman, meil on hea meel, et sa oled seal, kus sa praegu oled ja teed seda, mida sa armastad, sest see on kõige olulisem. Me hoiame sulle siin Eestis kõvasti pöidlaid ja me tahame seda väljendada järgmise väikese tervitusega. Aga esmalt vaatame, kuidas on möödunud sinu trenni aasta. Kas me jookseme ka või? Ei. Ja ma arvan, et enam ma alla 6 kilomeetri ühtegi jooksu ka ei tee. Kuulsid, jah? Can't handle the space. I need you here by my side. You make me sweat in the coldest of nights, yeah. I had control in the driver's seat. Pole paha. Aga nüüd lähme siis selle põhilise juurde. Kallis, armas, väike, tugev, tõsine, peenike Maria. Tahaks saata sind starti niimoodi emalikult, hoolitsedes ja muretsedes, kas sul on kõht täis ja kas sul on keelid kõik paigas ja kas sul on vahetusalas kõik asjad valmis ja kas patsid on punutud ja kas sa pissil käisid ära ja kas sul suss hõõruma ei hakka ja teha sulle musi. Aga ma tean, et sulle see ei sobi. Sa oled raud naine, ei mingit ninnu näinud. Sa oled rauast. Su imeilused kintsud on rauast. Su rauast keha on võistluseks valmis. Ma tean väga hästi, mida sulle öelda on vaja. Ära passi. Sa ei ole selleks alkost loobunud, et üksin passida. Ja sa ei taha finišis mõelda. Kurat, oleks võinud ikka natuke pingutada ka.
Seega Maria, kui sul on raske, siis pane juurde, sest kergemaks ei lähe. Ja tönnida pole ka mõtet, see ei aita. Pea peab ka rauast olema. Nii et ära seal võistlusel passi. Ja Maria, vaata, et sul suisse hõõruma ei hakka. Go Maria! No nii, tere Maria. Tead, ausutades ma ei kujuta ettegi, kui palju sa oled vaeva selle ettevalmistusega näinud ja mida sa kõike oled pidanud kannatama, mida sa oled pidanud sööma ja mitte sööma ja mida sa oled ära lõhkunud ja mida sa oled terveks ravinud ja ma olen kõigest maratoni-jooksja ja sina oled triatleet ja ma tean, et sa oled superheas vormis ja sa paned täiega. Ja mina olen sinuga ja me kõik mõtleme sinu peale. Mul on juba Ironmani äpp ära tõmmatud, tracker, jälgin iga su liigutust täiega. Nii et naudi mõnule, aga ma tean, et sa paned nagu nii. Pane, ma olen sinuga. Hi, we wish you the best of luck for the big race here in Kona 2018. Sa Hawaiile nüüd said. Nii, meie oleme siin. Selle kaardi sa kinkisid mulle ise. Ja sina oled siin. Aga tegelikult see vahemaa on veel väiksem, sest et me kõik elame sulle kaasa. Ja tahame, et sa paneksid ägedalt. Ja tai pohku, see ilma nendeta tagasi tuleb. Hey Maria, it's Heather and Mark from GTN. Gather, you are racing. Just want to say best of luck. Go out there, enjoy it and smash it. Yeah, rip it up! Tere Maria, homme on sinu pidupäev. Mine ja kasuta oma võimalust ja suurepärast füüsilist vormi, et ennast algosadeks võtta. Kõik lõpeb alles finišijoonel. Kõike paremat sulle. Hey Maria, all the best for tomorrow. Yeah, I won't be joining you, so maybe take some of my speedy legs. They're actually not too bad. So good luck and have a great time out there. Hi Maria, good luck. This is Sarah True. Hope you have a great day out there and enjoy all of the experience. Aga üks mees arvas, et täna on õige aeg pidada esimene Emajõe triatlon. Yeah, ära panin. Aitäh. Maria, sa suudad seda. No nii, hea publik, teeme aplausi Mariale. Kas võib selle video pärast võiks uuesti teha, et uus versioon saada? Igal juhul aitäh sulle ja edu ja Delfi. Meil on jäänud üks esineja ja seda 3 minuti pärast. Nii et mõnusad rattalaate kõigile ja kes ei ole veel jõudnud, jõuate siia. Ärge unustage lastefondi ja ärge unustage, pange ennast proovile pandma.